Tere! Ohoo! Veel enne, kui me alustame, siis me väga palume, et te võtate välja oma telefonid, lülitate sellel välja nii interneti kui ka wifi, sest see, kui sinu telefon üritab ühilduda kogu aeg välisvõrku, siis see segab neid ja veel muud helitehnikat, mis on laval. Ja selle jooks, et meie saaksime anda oma kõige parema kontserti, ole hea, lülita internet ja wifi kindlasti välja. Eriti tore oleks, kui su telefon oleks super hääletu, nii et ta ei värise ka. Super oleks, kui see telefon oleks üldse kodus, aga okei. Kui sa oled interneti välja lülitanud, siis me võime sõita. Head muusikafännid, tere tulemast Elva huviala ja koolituskeskuse õpilasbändide kontserdile. Mina olen Leandra, tänane kontserdijuht ja lavakaaslastest kõneleja. Meil on väga hea meel teiega uuesti kohtuda. Terve sügise ja läbi talve oleme meie huvikooli õpilased usinasti harjutanud, et tänani kontsert teieni tuua. Oleme teinud tublit tööd, eraldi gitarri, trummi, pärimusmuusika ja laulutundides. Aga ka ohverdanud pikki teisipäevi, et erinevad muusikatükid kokku panna ja bändi tegemist nautida. Meil on abiks olnud juhendajad Henri, Tõnis, Henrika ja Kelly, aga olgem ausad, me saame ju ise ka suurepäraselt hakkama ja seda me teile kohe tõestama hakkamegi. Esimesena astuvad teie ette Leelo, Sädeli, Iko, Kaur. Seniks, kuni nad lavale sätivad, püüan teil selle äratada tuttavat tunnet. Ärkad hommikul mõnusalt ja puhanuna. Aknast piilub päike, ilmselt tuleb väga tore ja ilus päev. Jood ära oma hommikukohvi, valid päevaks sobivad riided, et ei hakkaks liiga palav selles kuumas. Ja lepid sõpradega kokku, et täna on see päev, terve päeva õues olemise päev, uute sõprade leidmise päev, suurepärane, eks, astud rõõmsa näoga uksest välja ja nii kui su paljad varbad ulatuvad üle lävepaku, tabaneb mingi märg, külm lõga. Su juuksed ja olad on hetkega läbimärjad ja päikest pole ollagi. Kuulete setode lugu Ösvie.
naisi ka ema veegele ilusi. Läksi sõbraga kirrast välja hutima, naisi ka ema veegele ilusi. Oi mi kõmbõmõ, oi kus mi kõmbõmõ, tuules vasta meil ühtegi nõiokest. Oi mi kõmbõmõ, oi kus mi kõmbõmõ, tuules vasta meil ühtegi nõiokest. Oi mi huulid, vana sõbraga, näest mi näiosi veige ilusi. Indu hämärtöö, vanakas sadama, plaane poolele sosti kõrrast meil. Ja äkki huulid laaluma vana sõbraga, näest mi näiosi veigele ilusi. Äkki huulid laaluma vana sõbraga, näest mi näiosi veigele ilusi. Kas te olete ikka kursis, et seto keel ongi omaette keel, mitte eesti keele murre? Ta on küll üsna pisike keel ja seetõttu hääbumisohus, aga setud teevad kõike endast oleneva, et keelt hoida. Mine tea, ühel päeval saame äkki uhkustada, et näed, ma olen Duolingos 200 päeva järjest seto keelt küttinud. Märkamatult toimetavad minu selja taga juba Lotta Lisel, Christopher, Simona, Loreen, Emil, Nelli, Mai-Mirter, Miiali, Hugo, Jimmy, Anett-Mari ja Säde. Ma ei tea, kuidas teiega lood on. Kas teie olete hommikuinimesed? Tean, mõned on imelikud. Olgu, ma võin ka hommikud ilusaks mõelda, eriti siis, kui ei pea kohe kuhugi minema või on aega veel voodis ringutamiseks ja kui hommikusöögiks on midagi ülihead ja kui hommik algab peale 12. Aga need inimesed siin laval mängivad ka varasemad hommikud ilusaks. Kohe kõlab Curly Stringsi lugu Hommik. Luba ma vaadata, kas silmades on sina või on
muideks, selle laulul on ka väga ilus muusikvideo, ainult et peategelane käib terve aja paljajalu lumes. What the hell? Aga muidu on tõesti lahe muusikavideo. Kui kellelgi on isu tulevikus proovida ise Curly Stringsi bändi liikmeks saada, siis kodulehel paistab, et lisaks pillimängoskusele peavad sul olema ka pikad juuksed, soovitatavalt lokkis. Kui sul veel ei ole pikki juuksed, siis praegu on viimane hetk neid kasvatama hakata. Teine oluline kriteerium paistab olevat Viljandi Kultuuriakadeemias käimine. Kooli lõpetamine vist pole oluline, äkki ekskursioonist piisab. Aga meie põrutame ikka edasi ja laval on Sädeli, Maris, Luisa, Margaret, Arti, Katriin, Mirel, Heleri ja Robert Rocco. Nende esitada on üks ilus lugu ansamblilt Estbel. Est, sest 2 Eesti naist ja Bell, sest 2 Belgia meest. Natuke nagu ABBA võib, aga mitte päris. Tundub, et nad kahjuks enam suure hooga ei tegutse, aga ühe täispika albumi nad siiski jõudsid teha. Sellelt albumilt üks lugu jõudis lausa vabariigi aastapäeva lavastusse ja terve album on ise koos bändiga välismaal tuuril käinud. Ja üks lugu tollelt albumilt kõlab ka kohe teile. Siit tuleb väike lind. Ja väike lind, sa möödud taas mu aknassu, hallid tiivad paitamas on uudu. Elektrit täis on õksu tähelepanust ja tiivaripsust muutub õhurõhk. Mida sa seal üleval kõik näed, sinu poole siit sirutama käed. Sa ainult hetkeks halli tiivaga mind ripsad, siis siin laeva poole läbi udu ripsad. Kas on sul kiiret, sa lendad ajale vastu päev, peale plooja, kas püüad viimseid kiiri? Kas rohkem vaba saabki üldse olla, kui sina väike sinitaevaliiri? Mida sa seal üleval kõik näed, sinu poole siit sirutama käed. Sa ainult hetkeks halli tiivaga mind ripsad, siis seni taeva poole läbi udu ripsad. Ja väike lind, sa möödud taas mu aknassu, hallid tiivad paitamas on uudu. Elektrit täis on õksu tähelepanust ja tiivaripsust muutub õhurõõm. Mida sa seal üleval kõik näed, sinu poole siit sirutama käed. Sa ainult hetkeks halli tiivaga mind ripsad, siis seni laeva poole läbi udu ripsad. Mida sa seal üleval kõik näed, sinu poole siit sirutama käed. Sa ainult hetkeks halli
näiteks Estbelli väga menuka albumi nimi on Saar. Ja mis saar see muu ikka on, kui meie armas naaberik Saaremaa kuningriik. Et kui tekib küsimus, mis lind see võis küll olla, kes sellise laulu inspireeris, siis teate, kust otsida. See võis olla ükskõik mis lind. Päriselt, Saaremaal on ainult 90% kõikidest Eestis üles tähistatud linnuliikidest. Raudselt huvi. Järgmisena astuvad teie ette Loreen, Handra, Keira, Sofia, Säde, Uku, Katrin, Remi Elon, Uku Madis, Heleri, Grete ja Maris. Kohe kontserdi alguses oli jutt sellest olukorrast, kui plaanid sõpradega minna päikest nautima, aga kohe koduuksest välja astes saad vihmaga pähe. Mul oli vahepeal natuke aega järele mõelda, et võib-olla vihm ei ole see kõige hullem asi maailmas. Vihmavari on päris okei, normaalseid vihmapäsi ka tehakse ja vahepeal müüdi poodides lausa kõrge kontsaga kummikuid. Seega tundub, et ka jalanõud otsas otsitakse ilusamaid lahendusi. Ja äkki te olete ka näinud seda hetke, kui sajab vihma, aga pilve vahel paistab päike. Vahel sajab nii, et ei ole ühtegi pilve ja päike särab ikkagi, see on ju päris ilus. Teile kõlab kõrsikute lugu Vihmapiisad. Sai
etkski pole millestki muust enam rääkida, siis räägitakse ilmast. Meie tegime tagurpidi, rääkisime ilmast kohe kontserdi esimeses pooles ära ja nüüd saame igasugustest muudest asjadest rääkida, nagu näiteks tuulelohetest. Postimees Junior 2021 aasta artikkel õpetab, et tuulelohesi on parim lennutada mererannas, sest seal on kõige ühtlasem ja stabiilsem tuul. Aga kui rannas juba liiv lendama hakkab, on tuul liiga tugev ja võib õrnalohe ära lõhkuda. Loodame, et saareriigist Austraalias pärit ansambel The Paper Kites on tuuli silma korral kenasti varjus. Nende sünnilinnas Melbourne on merele ohtlikult lähedal, aga palju lähemale merest kaugemale asuvale lavale on vahepeal sätinud need suured tuulelohe fännid Heleri, Robert Rocco, Kaur, Markus, Gedon, Emily, Lotta-Lisel ja Grete. Muideks Facebookis on ka Eesti tuulelohede klubi leht, kus saab infot lohede lennutamise ürituste kohta, aga ka kogematelt lohe lennutajatelt nõu küsida. Kui aga teate täpsemalt ansambli The Paper Kites kohta, siis tasub küsida laval viibivatelt noortelt. Nende esitades kõlab lugu nimega Featherstone. Wake up to the sound of your fleeting heart. Wake up to the sound of your fleeting heart. When you go, what you leave is a work of art. On my chest, on my heart. She went out to the haze in the morning grace. She went out and got lost in a tall hedge maze. Where'd you go, where'd you go, why'd you leave this place? On my heart, on my face. And my love is yours, but you're lost, not mine. So I go, but we know I see you down the line. And we hate what we lost, but we love what we find. And all I'm feeling by
nüüd tuleme Austraaliast tagasi kodumaale ja rändame ajas tagasi. 1969. aasta 1. juunil näidati ETV-s populaarset laste lauluvõistlust nimega Entel Tentel. Seal esines pisikene neiu nimega Kirsti Kuusk. Kirsti oli nii pisikene, et lavale julges ta tulla ainult süles. Järgmise hiigelsuure koosseisu inimesed tulevad lavale omal 2 jalal. Need on Telis, Kelly, Mirel, Henriette, Sebastian, Jarek, Marta, Hanna, Eva-Lotta, Gerda, Romet Sebastian, Anett-Mari, Grete, Iko, Heleri, Emily, Robert Rocco, Kaur, Devon, Andreas ja mina ka. Igastahes väike Kirsti tegi meeliülendava esituse tookord Entel Tentelis, aga aastal 1993 tuli kokku bänd nimega Lõbusad trajektoorid. Mõni aasta hiljem vahetasid nad nime ümber ja täna tunnete need genilistidena. Tundub, et ka 35 aastat hiljem on väikese Kirsti esitus niivõrd inspireeriv ja võimas, et genialistid otsustasid teha albumi nimega Entel Tentel. Tollel albumil on esitatud ka Kirsti 69. aasta hitt. Genialistid läksid eelmise aasta suve lõpuks lõplikult laiali ning pidasime tähistamiseks maha suurejoonelise kontserdi Tartus. Meie kontsert saab peaaegu sama suurejooneline, lihtsalt mitte Tartus. Järgmine bänd on teie ees, mina ka. Küll paljud lauljad, mina ka. Kirsti laulis, genialistid laulsid, mina ka. Teie ees on kõige uuem versioon laulust Mina ka.
ootame siis järgmised 35 aastat pärast veel lahedamat esitust, mida järgmise 35 aasta pärast ETV arhiivist vaadata. Aga näiteks YouTube'is saab vaadata bändi Foo Fighters ühte muusikavideot, mis hinnati aastal 2001 lausa Grammy vääriliseks. Muusikavideo on mõeldud omakorda 1980. aasta filmi Airplane paroodiana. Airplane on ise juba naljakas film, nii et tasub mõlemad ära vaadata. Muusikavideos kõlav laul on seest Foo Fighters esimene number 1 hitt Billboard edetabelis. Suur kamp inimesi on vahepeal lavalt lahkunud ja asendanud Foo Fighters teisikutega. Iko, Jan Martin, Ken, Madis Henrik, Jasper, Kaur, Robert Rocco, Säde ja Andreas. Nende esituses kuulete nüüd Billboard esikohalist ja Grammy võitnud muusikavideoga lugu Learn to Fly. Run and tell all of the angels
seda, et Foo Fighters laulja ja kitarrist Dave Grohl oli enne Nirvana trummar, teevad praeguses meist juba paljud. Peale seda lauset. Me kõik teame, et Dave Grohl oli Nirvana trummar. Aga kas te teadsite, et Foo Fighters oli alguses sooloprojekt, kusjuures esimene album kirjutas Dave peaaegu üksinda ja 6 päevaga. Natuke rohkemgi 6 päeva kestab aeg-ajalt siiani väntiv telesaade Laula mu laulu. Tavaliselt tehakse kokku 9 saadet ja siis neid korratakse hästi mitu korda. Põhjusega muss on nii hea. Lavale tulevad meie oma Laula mu laulu saatebänd koos 2 solistiga, kes ei laula minu laulu, vaid kellegi teise oma. Need on Markus, Devon, Andreas, Grete, Emily, Heleri, Gedon, Kris ja Kaur. Aasta 2015 sügisel näidati telekas kõnealuse saate 4. hooaega. 3. saates lauldi üksnes Sven Lõhmuse kirjutatud lugusid, aga kuna Sven on kirjutanud nii palju laule ja ei jõua ise enam kõiki enda laule laulda, siis saate pealkiri tundub olevat tema igapäevane lause "Oh Laura, viitsid laula mu laulu". Kohe kuulete Sven Lõhmuse kirjutatud Laura kuulsuks lausud ja Liisi Koiksoni seatud Elva huvikooli noorte esitatud laulu Muusa. Sellega on tänaseks kontserdi kõik lood esitatud ja ära kuulatud.
et muusa puudutus meid kõiki käest haaraks ja järgmisel korral sama laheda kontserdi aitaks teha või pigem muusa võiks kuskilt kaugelt lihtsalt sõnumi saata, peaasi, et helistaks. Kontserdi lõppsõna annan ma siiski me juhendajale, nemad võiks ju ka midagi teha, sõna läheb Henrikale. Aitäh Leandrale. Ausalt öeldes see, mida te täna nägite, on natuke nagu ime, sest mõni kuu tagasi olid need lapsed siin eraldiseisvates ringides. Ja teate ausalt öelda, see kõne, mis ma eile õhtul kirjutasin, ei peegelda seda uhkust, mida ma praegu tunnen, seega las see olla ja oodake korra. See tänane kontsert ei olnud lihtsalt järjekordne kontsert meie kultuurikalendris. Jah, meie kui juhendajate jaoks see võib olla töö ja see on tegelikult isegi rohkemat kui töö, see on nauding. Aga need noored, kes võiksid nüüd kõik lavale tulla, on meie tulevik. Ja meie ülesanne on neid ju tulevikuks tegelikult ette valmistada. Seega kõik lapsed, kes jõuavad huvikooli, olgu nad kuskil individuaaltunnis pilli õppimas või käigu nad grupitunnis kuskil kunstiringis või keraamikas, nad tulevad meie juurde oma igapäeva rõõmudega, oma igapäeva toimetustega, aga sealhulgas ka muredega. Ja meie õpetajatena üritame nendele kaasa anda igasuguseid elutarkusi, mis tuletab meelde, et ma usun, et paljud teist on kindlasti näinud, et Facebookis on osadel inimestel haridustasemeks pandud, et lõpetanud eluülikooli. Mul on kohati selline tunne, et huvikool on nagu päris eluülikool, sest et läbi oma õpetatava aine me üritame neil saada paremaks inimeseks. Ja tulles tagasi selle juurde, et miks tänane kontsert ei olnud kõigest kontsert, sest et selle eesmärk ei olnud teha ainult ühiselt muusikat, vaid selle eesmärk oli otsida noortes üles julgus võtta vastu uusi väljakutseid, anda neile võimalus vastutada. Eelkõige vastutada selle eest, et nemad tunnevad oma partiid ja kui nad tulevad proovi, siis nad on valmistunud. Ja muidugi kõige suurem osa sellest koostöö. Me õppisime bändis üksteist kuulama ja kuulma ja kõik need pusletükid, mis said erinevates tundides laiali laotud, said selles bändiproovis üheks ilusaks pusleks. Ja selles ei ole ainult osa meil, nii et aitäh teile, kallid lapsevanemad, et te andsite oma lastele selle võimaluse olla julged ja võtta see vastutus. Aitäh teile, kallid õpetajad, et te lõite selle turvalise keskkonna, kus meie noored said õppida. Ja muidugi aitäh teile, kallis publik, et te näitasite, et meie noorte koostöövalmidus, julgus ja vastutuse võtmine on teie poolt hinnatud. Ja muidugi aitäh meie noortele, kes on meie tulevik. Ja lisaks sellele, et me saime ühiselt musitseerida, saime me sellest võtta kaasa nii palju erinevaid killukesi oma eluülikooli lõpetamiseks. Ja meie armsad juhendajad olid Kelly Vask, Henri Roht, Tõnis Kirsipuu. Siin olid ka Rasmus Kadai õpilased, nii et palun tule ka sina. Ja meie tänane helimaag Krister Toom, palun tule näita sina ka ennast.
ja noortele hiilis ka üks kommikotike, mida me saame kohe jagama hakata. Suur-suur aitäh teile kõikidele, et te tulite. Nii ma mõtlen seda päriselt ja tõsiselt, sellepärast, et sellisele saalitäiele publikule on lausa lust esineda. Kas te nõustute minuga? Väga hea. Aitäh teile! Natuke valjemini saab ka. 3, 4. Järgmiste kohtumisteni!